Hoolimata Lexus IS-i kahanenud populaarsusest ja vähenenud müüginumbritest otsustas Lexus siiski talle alastada ja tuua välja täiesti uue mudeli põlvkonna, kuid siis eelmise aasta lõpus otsustati ikkagi ümber ja mõeldi, et sellise auto puhul, mida ikkagi tahetakse veel elus hoida, kuid mille müüginumbrid on kesised, on mõistlikum tuua välja siis facelift ja teha ta samale platvormile. Kuid ja tema esitlus pidi leidma siis 10. juunil 2020, kuid siis vastavalt George Floydi siis koletule surmale puhkenud rahutustele siis USA-s lükati esitlus edasi, mille peale mõtlesin, et selle nimel suudaks isegi. Ja esitlus toimus 15. juunil, kus siis selgus ka karm tõsiasi, mis juba enne üsnagi selge oli, et Lexus IS Euroopa turul ei naase, nii et siit teda kahjuks enam osta ei saa, kuid sellegipoolest on väga hea heita pilk peale uuele IS-ile, nagu te aru saate, naisluksuri proovisõit natukene teises võtmes juba täna käib. Ja saada olen ta tõesti siis nüüd ainult Ameerikas ja Aasias ehk oma põhiturgudel ja kuigi ta on palju uuenenud, on tal olemas siis ainult need samad mootorid, mis enne Ameerikas pakuti, et IS300, mis varustatakse 2-liitrise turbolaadimisega mootoriga, 4 silindrit on sellel ja see teeb 241 hobust, siis on IS350 3,5-liitrine V6 260 hobust ja seda pakutakse ka 4-veoga ja 8-käigulise automaatkäigukastiga. Ja ISF-i kahjuks tagasi ei tulnud, kuid paljud fännid seda tahtsid, aga ISF Sport on täiesti olemas, kuid ainult selle kõige kangema mootori puhul. Ja tal on olemas automaatne siis hädapidurdussüsteem koos jalakäija tuvastusega ja jalgratturi tuvastusega ja siis muidugi ka püsikiirushoidja ja liiklusmärkide tuvastus. Ja interiööris on olemas siis uued punased istmed ja samuti on olemas selle standardvarustuses 8-tolline puuteekraan, kuid lisavarustuses on võimalik saada seda 10,3 tollist puuteekraani siis ja Apple CarPlay ja siis Android Auto võimalused ka täiesti olemas seal. Mark Levinsoni erisüsteem, nagu seda ei oleks, no siis poleks tegu ka õige IS-i ega Lexusega. Kuid see, et ta müügil Ameerikas ei tee tema kättesaamist võimatuks, ennegi on autosi Ameerikast Eestisse toodud ja kui neid hakkab siin tosinate kaupa sisse sadama Euroopa uksest, kuna ma usun, et teile ikkagi see uus IS väga meeldib, siis muidugi ma usun, et ka Lexus toob selle IS-i siia tagasi ja näeb, et ilma temata me ikkagi hakkama ei saa. Ja samuti on tehtud uus mudel siis 30 mm kõrge, siis 30 mm pikem, kuid kõrgus on vähenenud sama palju ja ta kere muudeti palju jäigemaks, et ta oleks veel parem sõita siis temaga. Selline on uus IS, mis paraku Eestisse ei naasenud enam. Minu meelest on selline ilus sportlik sedaan palju ilusam kui mingid linnamaasturid ja ikkagi tuleb elada täiel rinnal ja selleks on väga hea osta endale selline ilusa välimusega Lexuse sedaan, mis pole mitte mingi ülehinnatud Toyota, vaid hoole ja armastusega tehtud Lexus IS. Kui teile vähegi meeldib, siis hakake planeerima ja planeerige oma koduvele valmis. Miski pole võimatu, elame 21. sajandil. Selline on uuenenud Lexus IS ja selline oli sellekordne siis naisluksuri proovisõit, mis oli ka väheke teistsugune. Meie teiega kohtume juba järgmisel nädalal. Seniks kohtumiseni!